nii, laseme selle auto mööda ja nüüd on vaba tee minna, lähme talle järgi. Ma olen nüüd kivi alt välja tulnud. Võib ka nii öelda. Aga ärge tehke sellest mingisuguseid järeldusi, et kivi alt tuli välja, et nüüd hakkab regulaarselt mingisuguseid videosi või asju tulema. Ma ei tea isegi, miks ma selle video praegu olen teinud. Ja ilmselgelt see konkreetne pealkiri sellel videol ise nagu näitab ära ka seda, et siin ei saa nagu mitte midagi jääda ootama või lootma või midagi siukest, et see lihtsalt nagu tuli. No tegelikult ma isegi tean nagu seda põhjust, mille pärast ma selle video tegin. Nagu ikka, nagu öeldakse, inimesi influentsitakse igapäevaselt sinu, igapäevaselt sinu mõjutatakse ühele poole, teisele poole, mingisugust otsused tegema, sinu arvamust kujundatakse välja ja nii edasi, nii edasi. No minuga täpselt samamoodi. See samune kaamera, millega ma hetkel seda filmin, selle tegelikult ma ostsin juba, ma ei tea, millalgi kevadel äkki või. See oli vist kevadel. Lihtsalt nägin paar tuttavat, tegin mingisuguseid klippe mootorrataste otsas ja siis ma nägin mingisugust paari sisuloojate YouTube'is tegemas videosi selle kaameraga, mingid motovlogijad ja ka teistes valdkondades, mitte ainult motovlogid. Tekitas mul ka see huvi ja ma ostsin ka selle kaamera endale, tellisin ära ja no palju ma seda reaalselt kasutanud olen? No ei ole, no. Olen teinud mingisugused klipid, mingisugused videod, mingid üksikud oma privaatsele Instagrami kontole ja sinna kuhugi võib-olla storidesse pannud nipet-näpet siit ja sealt, aga ilmselgelt ma ei ole isegi ligi lähedalegi selle nagu täitpotentsiaali kuskilt nagu kasutanud, et oli jah, siuke emotsiooni pealt tuleb vastu. Aga nüüd olen ma sellega tegema siia nagu YouTube'i mingisugust videot, aga see selleks. 100% oli see võib-olla, kes siin praegu ajas selle endal nagu hamba verele. Tema tegi siin ju teatavasti 2 selleks hetkes, kus mina praegu hetkel seda filmimas siin olen ja sõitmas olen. Ta tegi 2 oma mingit motovlogi videot. Ja seetõttu ma olin nagu, kurat, mul tekib endal ka siin praegu nagu tahe seda midagi filmida, mitte et mul oleks midagi väga nagu erilist filmida, ma ei lähe mitte kuhugi praegu. Ja mul ei ole midagi erilist nagu rääkida ka, ma olen lihtsalt läksin ratta selga ja lihtsalt panin kaamera käima. Aga jah, kurat, Kris, sina ajasid selle hamba verele. Ja sa rääkisid kusjuures seda ka, et sa, ma ei tea, sa vist otseselt nagu ei olnud seda, et sa otsid inimesi, kes tahavad koos sõita, aga ühesõnaga tegid mingisuguse ettepaneku või mingisuguse mõtte viskasid üles, et võiks minna koos sõitma mingisuguste inimestega, vaatajatega, mis iganes. Et kui sa peaksid siia Põhja-Eesti kanti, Tallinna või Harjumaa regiooni sattuma, siis hit me up. Võime minna sõitma küll. Ma ise sinna Lõuna-Eestisse, sinna Tartu kanti väga ei satu, ja veel vähem ma satun sinna rattaga. Tegelikult ei olegi plaane, nii nagu ma enne ütlesin. Viimati tegin video, kurat, kes seda enam mäletab, aastaid nii palju möödas. Minu varasem nagu sisu ju kõik teatavasti oli kuidagi seotud ühel või teisel määral gaminguga ka. Tänaseks on see nii kaugenenud minust ja ma ei näe ennast ka mitte kuidagi moodi lähitulevikus mingi gaming videosi nagu tegema. Ma olen okei, ma mingi sõpradega asjade ikka vahest siin, mis siin ehitatakse, jälle mingi näripindasi. Et mingi sõpradega ja nii edasi ikka pelad ja nii edasi. Ja no mul on isegi PlayStation 5 olemas, nii edasi, aga mingi niimoodi, et ma mingi grindiks mingit pela ja mingi tuleks, ma ei tea, tööl koju, trennis koju, midagi siukest.
see aeg on tõenäoliselt juba möödas. Veel vähem mingisugust, ma ei tea, videosid sellisel teemal teha. Ja ma viskasin pilgu peale mingistele oma varasematele mingistele videodele ka. Ja pekki neid on ikka, ma ei ütleks, et cringe või piinlik või midagi nagu vaadata, aga nagu veider vaadata. Võib-olla lihtsalt ma olen juba välja kasvanud sellest. Siin hakkab see Iron Man ja Stop Dreaming, Start Cycling. Mis asja Start Cycling? Start Motorcycling. Tead, aga nüüd, kui ma üldse midagi kavatsen siia keskkonda üles laadida video näol, siis see peab olema millegi muu sisu näol. Mootorrattaga sõitmine, muu sarnane võib olla see üks variant. Aga no ma räägin, ma ei pane ise endale mingisugust kohustus peale. Kui mul mingi isu tekib, siis viskad miskit üles. Ja muidugi peab see nagu, selle peab olema ka mingisugune huvilisi ka selle näol. Ega ma mingi, ma ei tea kellele need ei teeks nagu, et ikkagi on huvitav, kui saada mingi tagasisidet ja kuulata, et võiksid minna sinna, teha seda ja teha toda. Edasi. Oh my gosh, need 2 koera on nii fluffid. Eriti see heledam. Jesus Christ. Aga jah, eks ta see konkreetne video olegi põhimõtteliselt update video lihtsalt. Võib-olla seda paari kuu pärast ei ole, võib-olla on. Ja võib-olla paari kuu nende niinimetatud paari kuu jooksul on mõni video äkki tekkinud siia kanalile. I don't know. Ei tea seda. Aga jah, andke kommentaariumis teada, kas sellised videod, selline sisu pakub huvi. Kui see nii on, siis tõenäoliselt ma ostaksin ühe kaamera veel juurde, et saada nagu 2 erinevat vaatenurka, vaat see nagu huvitavam endal vaatajana ka. Ja mis iganes nagu peale jääb, kaamerale, et seda on nagu põnevam nagu jälgida ka, vaatajana ka. Ja minul endal ka, nagu, et ma saan anda midagi edasi rohkem sellist, mida ma näiteks parasjagu näen. Praegu on ainult see üks vaatenurk ja see ikkagi on nagu limiteeritud vaatenurk. See praegune kaamera, mis mul on, selle ma paneksin siia kuhugi lenksu peale, saab näha ka minu suunas ja teise kaamera ma paneksin endale kiivri peale ja siis saab näha nagu minu vaatenurka ka. Et kui see pakub teile huvi, andke julgelt kommentaariumis teada, sest see on ju lõppude lõpuks, mida me kõik, kes me videosi teeme, oleme teinud, kavatseme tulevikus teha, see nende inimeste jaoks ülimalt oluline, et nad saaksid just teha seda, mis pakub inimestel huvi. Mis ta siin teeb huvitav? Neid kuradi liiklusvärke topivad siia maha. Jah, Ironmani jaoks. See vist on juba homme ju. Tere, kus vanad hakkavad siin niimoodi uhama. Kõigepealt natuke ujuvad, siis rõveldalt ratas ja siis see kõige viimane pingutus jooksu näol. Ma üldse ei kadesta neid. Ma olen korra mõelnud, et äkki peaks ka tegema läbi, võtma selle katsumuse, aasta aega trenni tegema selle nimel ja siis läbi tegema, mitte mingit ilget aega taga ajama, vaata. Aga tegema nagu seda läbi, aga mingisuguse ikkagi sellise nagu, mingisuguse ikkagi eesmärgiga, et no, ma ei tea, millega saad olla ise näelda uhke ka selle nagu tulemuse enda nagu üle. Aga see on alati nagu mõttetasandil jäänud, sest kui ma hakkan mõtlema selle peale, et seal on see kurdi ujumine, mulle üldse ujumine ei istune. Üldse ei meeldi nagu. Kuigi seal mõttes ikka kõige esimene osa, teed selle läbi, siis tulevad nagu minu jaoks nagu lihtsamad 2.
nagu ette, et siis nagu raskem osa oleks selja taga, et see konkreetne mentaliteet jälle natukene nagu võiks suunata sinna poole, et äkki ikka võtaks ette, vaata. Aga kurat, sa tead, vaata, ma olen nii noor veel ka veel, et seda loll pea suudab veel seda idee veel uuesti võtta endale pähe selliselt ja veel nagu tõsisemalt, et lõpuks teed ära ka, vaata. Ja teine asi on see, et ega see kuradi Ironman nagu oma olemused, kui sa selle ette võtad, ega see mingi odav lõpu ka ei ole. Sa ei lähe mingisuguse tavalise, ma ei tea isegi palju jalgrattad täna maksavad, sa ei lähe mingi 200 eurose, 300 eurose rattaga sinna. Sest ikka pigem ostad mingisuguse vähe vingema pilli ja kõik muud ka, jooksud, ossud tahad ka ikka, kurat, kui sa jälle lähed mingisuguste kaitseväe ajateenistuses antud viisudega, siis ma ei kujuta ette, sa juba lõhud oma jalad seal treenimisfaasis ära, sa ei jõuagi sinna Ironmanini. Aga jah, mis ma siin ikka jäpin? Kui teile see video meeldis, pange like. Kui siuke kuradi jobureis. Kui siuke sisu teile meeldib, andke kommentaariumis ikka sellest teada ka, siis ju ma saan ka teha sealt omad järeldused. Ma loodan, et heli kvaliteet on olnud hea. Ma olen seda praegu rekordinud, ma olen ikka sealt poolt. Olen 2 erineva asjaga, mul ei ole otse mingit mikrit hetkel siis seda lindistavasse kaamerasse, vaid ma olen seda teinud Cardo siis kommunikatsioonisüsteemi kaudu. Kui see on okei, siis saab edaspidi ka, kui ei, siis peab mõtlema mingi mikke peale, kui ma kavatsen neid videosi veel teha. Aga mis seal ikka, ma tiksun siin ummikutes edasi ja kui näeme, siis näeme järgmine kord. Davai, tšau!